täna laekus, siis nagu on näha pildilt piiraja või kurat ristisaagimiskelk või mis iganes, kuidas ta on, ma ei teagi. Ma ei ole nii suur saemees, on ju. Aga ütlen, vaadates peale, kuidas ta tehtud on, mismoodi nagu välja näeb. See on igat oma kopikat väärt. Ja noh, jah. Amazonist vaatasin, maksis kuradi 5 sotti peaaegu. Ongtui lehelt Eestisse ei müüda. Pangoodist müüdi vägagi, valisin lähtekohaks Tšehhi, või oli Poola, Tšehhi pigem. Ja tuli, ma ei tea, kui kähku tuli kohale üldiselt kiirelt. Noh, siuke ta on. See, kuidas Boschile nagu sobis, on ju. Vaat see kuldne siin, see on ostetud eraldi Saksamaalt. See on täpselt selle sae jaoks tehtud, Boschi jaoks. Noh, hind, vahe seal on. Paras jagu. Ja suht vahetatav, kerge, vana. Ja see unik mutreid ja polte ja kruve. No jah, nii palju jäi üle millestki. Ja pootame järgmist saagi, aga ei. Veel kord selle juurde. Näeb välja nagu mingisugune optiline relv. Saab täpselt rihtida, sihtida. Ja noh, eks muidugi tahaks ju lõigata kah, nii et ei peaks kõikuma selline millimeeter siia-sinna. Need jupid ja jublakad, mida siin miljonite kaupa lõigatakse. Noh, mis seal ikka öelda. Igatahes, ma ei tea, mul ei ole ennem kokkupuudet olnud nendega. Viimased 30 aastat. No, ega ka vist enne seda on ju koolis natukene midagi, aga siis ei osanud hinnata väärtust ju. Vene aeg polnud ka midagi sellist ja mida siis 13-aastane poiss ikka oskab arvata nendest piirajatest. Täna võib-olla oskaks, aga Vene aeg siis küll mitte. Okei, siuke ta välja näeb. Piiraja. Noh, jah, eks igaüks on videos vaadanud ka. Okei.